ei suuda enam järgi pidada, et kas üks suunamudija kaebas teise kohtusse või teine kolmanda või kaebasid nad kõik kellegi neljanda kohtusse, et see on väga-väga põnev. Virvarr on jah, kohtusüsteemile võiks jätta ka võimaluse tegeleda olulisemate asjadega. Aga seda ei saaks ära keelata, et kui mul keegi suunamudijal küüs murdub ja tema on süüdi selles, et see ära murdus täna mul, et siis selliste asjade pärast ei peaks nagu kohtusse minema. Ma arvan, et seda ära keelata ei ole mõtet, aga see ühiskondlik hoiak peaks olema selline, et sellest ei tehta uudist. Me jõuame sinnani, et tegelikult meelelahutusajakirjanduse võiks ära keelata. Osta raks! Nii, ja me oleme tulnud siis šampanja riiuli eest siia tagaruumidesse, endiselt Dominikis, sinu lemmikkohas ja hommiku sööb kaaviari ja šampanjaga, mis sobib ainult advokaatidele. Aga me tähistame ühte väga toredat asja ja sellele raamatule, ma ei tea, see ei ole veel müügis vist. On juba või? Mina ei ole näinud, aga ma panin ühes teises kohas pilgu peale. Ma nägin kellegi käes seda ja mõtlesin, vau, et seda ma saada tahaksin küll. Ja sellepärast ma su siia täna kutsusingi. Sest ma ei ole tükk aega nii toredat ja paksu raamatut näinud. Ja mis mul eriti lummas oli see, et sa oled hästi osavalt, äkki see ei ole siiski sina, kasutanud ära sellise sõnade mängu oma nimega. Ehk siis mitte õiguskantsler, kes sa siis olnud oled, vaid õigluskantsler. No räägi sellest loost üldse. Ja tere tulemast veel kord siis. Ja tere, aitäh kutsumast. See on tõesti paks raamat. Selle paksu raamatu mõte on tegelikult selles, et ma tahtsin kõigile Eesti, kes on oma eluloost juba raamatu jõudnud kirjutada, ma tahtsin neile ära teha. Seda ma tegin. Kusjuures see võtab minu elust kokku ainult 7 aastat, nii et järjed on tulemas. See on 2001–2008, see võtab kokku minu aja õiguskantslerina, mitte hilisemat aega. Aga kui rääkida sellest pealkirjast, siis tuleb aitäh öelda Toomas Matsonile, kes oli see toimetaja, ja Andres Talile, kes oli kujundaja. Ja nad ütlesid, et Allar, et selle raamatu nimi võiks olla õigluskantsler Allar Jõks. No, aga mul nii palju siiski nagu natukene tagasihoidlikkuse neid jäänukeid on, et ma ütlesin, et no ei sobi, kuidas paned õigluskantsler Allar Jõks, et oled väga uhke või niimoodi. Nad ütlesid, aga nii siin nimetati. Siis ma ütlesin, ei, ma ikka ei tahaks õiguskantsler. Ja siis Toomas Matson ütles, et aga teeme nii, et siin on Allar Jõks ja siin on õiguskantsler. Ja seda, kes tahab, loeb seda õiguskantsleriks, kes tahab, loeb seda õigluskantsleriks. Ja nii see tuli. Ja Ülle Madise oli ka selle raamatu esitluse juures, ma ütlesin, et Ülle, sina saad ka tulevikus sarnase raamatu anda, sest sinu nimes on ka L-täht. Ja mis minul, ma olen meelelahutusajakirjanik, kõige tähtsam küsimus on ikkagi see, aga isiklikust elust siis nothing või? Ainult mingi kuiv jutt, kuigi sa ei ole kunagi kuiv inimene olnud, aga kindlasti, oi Jeesus, ja pilte ei olegi. Ja selle raamatu mõte oli tegelikult selles, et võtta mingi periood, mitte minu elust, aga õiguskantsleri ajaloost võtta kokku, panna see kaante vahele, sest väga paljud on öelnud, et Allar, sul on nii palju, minu elu sees on mitmeid elusid olnud, et seda tasuks nagu rääkida, aga ma olen aru saanud, et kui ma ei saa kogu oma elust rääkida ausalt või avatult, siis ei ole mõtet sellist asja teha, nagu, et millestki räägida, midagi mõtled välja ja millestki ei räägi. Ja siis oli kokkulepe, et teeme raamatu, mis võtab kiretult kokku selle, mis on talletatud. Kiretult. Nii, aga järsku räägime täna kirglikult ikkagi, et ma hakkasin nagu guugeldama sind ja otsima sind ja isegi AI-d kasutasin abiks ja tead, su personaalsest isiklikust elust väga vähe on teada. Ja mina mõtlen, et noored inimesed näiteks, esimese asjana täna ka mul tuleb veel meelde, et kui öeldakse sinu nimi, õiguskantsler, mul tuleb kohe meelde. Nagu sa oleks siiamaani. Mul isegi kaob ära see kuidagi, et sa töötad Soraneni advokaadibüroos. Aga siis ma hakkasin mõtlema, kes sa tegelikult oled? Ma nagu ei teagi. Ma ei tunnegi sind.
Järsku oleks nüüd see hetk, et kui sa nagunii oma eluloo-raamatut ei kirjuta, siis natukene paatad oma isiklikust elust ka midagi. Vaatame, kuidas sul õnnestub mind lahti muukida, sest öeldakse, et küsida võib kõik, aga vastajal peab ka aru olema. Aga kui guugeldada minu nime, siis kunagi torkas silma, et esimene asi, mida kõige rohkem otsitakse, on Allar Jõksi abikaasa. Just. Mitte et Allar Jõksi, ma ei tea, tõlgendus põhiseaduse paragrahvis 14. Okay. No aga alustame pisut kaugemalt, siis jõuame abikaasani ka. Koeri kassi ei ole, see selgus juba eelmises intervjuus, vaadake järgi, see oli väga tore, seal me saime teada, mida sa süüa armastad, mida sa juua armastad ja natukene rääkisime lapsest, lastest ka. Aga kus sa ise tuled? Nii palju ma sain aru, et sa oled tugev, tegus spordipoiss olnud ja ääre pealt sinust oleks võinud saada, ma ei tea nüüd, kas siis jalgpallur, aga igatahes oleks kehalise kasvatuse õpetaja võinud sinust saada küll. Ja ma olen Kullamaa keskkooli lõpetanud, nii et suurem osa elust noorusaast elasin Läänemaal, tegin kõvasti sporti ja kui ülikoolis olid lahtistuste päevad, see oli siis viimases gümnaasiumi keskkooli-klassis, siis ma käisin kehakultuuri teaduskonna lahtistuste päevadel, et tahtsin sinna minna, et saada kehalise kasvatuse õpetajaks või treeneriks. Praegu vaatan, et aitäh, et midagi tuli vahele, et valisin teise eriala. Kujutad ette, kui vähe raha sa oleksid saanud, kui sa oleks õpetaja olnud või treener? No, raha on selle asja muidugi ka oluline külg, aga teiseks on see, et seda õpetajaametit tegelikult ei peeta lugu. Ma mõtlen just nagu riiklik suhtumine on see, et ei peeta lugu ja see palk on lihtsalt selle üks väljendus. Aga inimesed, ma ei tea, kas inimesed peavad lugu või ei pea lugu, ütleme tavakodanikud, aga vist eriti mitte. Ei, ma arvan, inimesed, kelle lapsed käivad koolis ja ma usun, et neil on nagu, mul endal on suur austus õpetajate eest või laste kasvatajate eest, kui ma oma 6-aastast poega viin vahepeal, ma mõtlen, et see on ikka meeletult raske. Mina ei suuda pool tundi, kui keegi karjub mu kõrval, aga seal on 20 last ja kõik karjuvad või müravad niimoodi, et see nõuab tegelikult meeletut oskust ja kannatlikkust ja selles mõttes respekt. Sul on 2 last, üks on juba 35, teine on 6 ja sa oled 4-kordne vanaisa. Täiesti müstiline. Et kui sa oled 4-kordne vanaisa, kui vanad need lapselapsed on? Lapselapsed on 10, 7, 5 ja 4. 10, 7, 5 ja 4. Niipidi, okei. Kas sa oled see vanaisa ka, kes tegeleb oma lastega? Kui mul endal ei olnud nooremat poega, siis tegelesin rohkem praegu. Aga nad on sama vanused praktiliselt, see 7-5-4. 2 tükki on, jah. No 7-5-4 on peaaegu sama. Et nad müravad nagu oma vahel. Ja, me ikka saame kokku ja siis on nagu kõik lapsed mängivad. Oota, aga siis sinu laps on nagu nendele lastele onu? Jah, endast vanematele on ta onu. Aga keegi, ütleme nii, ei nimeta, et onu Herman 6-aastasele. Et see on nagu müstiline, aga ma pean ikkagi selle asja ära küsima, et mis siis nagu, kuidas on nagu vanemas eas olla isa? Vanaisa on tore olla, sellepärast, et vanaisad muutuvad selliseks nagu leplikumaks ja nagu joviaalsemaks ja nagu on nagu ollakse toredamad kui oma võib-olla laste vastu, sellepärast, et justkui aega on rohkem ja elus on nii mõndagi kogetud ja kõike ja nii edasi, aga milline sa oled? Vanemas eas isaks saamine on pluss selle poolest, et sa suudad mingeid varem tehtud vigu võib-olla vältida lapse kasvatamises, oled targem, kindlasti oled tasakaalukam, maailm ei ole enam mustvalge, vaid seal on nagu rohkem värve. See hoiab sind ka tegusana, sa pead, kui sa lähed lasteaeda, siis ei taha, et keegi küsiks lapse käest, et kas sa tulid oma vanaisa või vanaisaga lasteaeda. Et ütleme, see kõik mõjub tegelikult hästi ja olen seda paar korda võrdlusena kasutanud, et kui ma oma vanemat last kasvatasin, siis ma kasvatasin teda nagu kohtunik, ma olin tollal kohtunik ja siis nõudlikult, et
kui laps midagi küsis, et noh, et tahab seda, siis ma ütlesin, et palun põhjendas ära. Siin on natuke võib-olla huumorit ka. Ja siis, aga praegust last ma kasvatan nagu advokaat, et nagu suhtluses kliendiga, et mida ma saan su heaks teha, kuidas ma saan sind aidata. Et siin väiksed erinevused on. Või et kas me saame läbirääkimisi pidada? Jah, kas me saame läbi rääkida ja kui laps ei ole millegagi nõus. Varem oli nii, et niimoodi. Nii on, nii jääb. Aga kuidas sind ennast kasvatati? Mind on kasvatatud ka, ütleme, nõudlikus stiilis. Okei, selge. Mitu korda sa abielus oled olnud? Selle peale seda ma ei... 3 korda olen abielus olnud. 60 eluaasta kohta, see on, ma arvan, täiesti normaalne. See on normaalne. Jah, sest et ei saa ühega minna lõpuni, sellepärast, et inimene areneb ju kogu aeg, muutub. Aga see selleks, no mis ma siin ikka sulust viinan, no ma näen, et sa kardad kohe võib-olla järsku mõnda küsimust, aga ma tahaks rääkida, kuna kahjuks see saade läheb meil peale valimisi alles eetrisse. Praegu on just see kõige kuumem hetk on ju, kui me täna hommikusöögil oleme, tehakse seal poliitikutega saateid ja veel nad saavad rääkida. Sa olid just siia tulles, kuulasin ka Kuku raadiot, kus sa jälle seletasid seal midagi lahti, vaat ei mäletagi enam mida. Praegu ei tulegi meelde, millest sa seal täpselt rääkisid. Aga mis mul on nagu meelde jäänud see, tuleb küll meelde, see on täpselt minu küsimus ka, keda valida, ma ei oska mitte kedagi valida, ma ei tunne nagu, ma olen kõikides pettunud. Sul oli hästi armas lause oli seal, et aga vali enda lähedalt. Vali enda kodu lähedalt keegi või et kui seal on mingi korduv kandidaat, et vaata, et mida teinud on ja kas ta on oma sõna pidanud nagu. Et see oli hästi armas, et seal oli mingid selliseid nükkeid. Ja soovitus on hästi lihtne, et vali tegelikult seda naabertänava Urvet või Kallet, kelle juurde sa saad homme või ülehomme või nädala pärast minna, kui sul mingi mure on. Ja ära vali neid, kellega sinu ainuke kontakt on valimisreklaamiga pastakate jagamisel kuskil valimistelgi juures mingi keskuse ees. Et nagu usaldusväärne. Aga mis kärbes sind toona ammustas, et sa läksid ka nagu kappedi ja sinust oleks äärepealt võinud isegi president saada? Ütleme nii, et ma olen olnud sellistes ametites kohtunikuna, õiguskantslerina, kus ma pean mingit asja nagu kritiseerima, et mingi asi on valesti, mingi asi on õige. Et ja mul meeldib tegelikult mõelda ühiskonna asjade peale, nendest kaasa rääkida, kui tundub, et midagi on valesti ja kui keegi ei julge midagi öelda, siis mul meeldib tegelikult püsti tõusta öelda, et kuulge, lõpetage nüüd see jama ära. Ja siis mingil hetkel, kui 2016. aasta presidendi valimist hakkasid lähemal tulema, siis mitmed tuntud ühiskonnategelased ütlesid mulle, et Allar, mis sa lehes kirjutad, miks sa intervjuusid annad, näita, et sa midagi oled valmis ka tegema. Siis ma tükk aega mõtlesin ja siis mõtlesin, et miks ka mitte. Et see on minu viis Eestit paremaks teha. Iga üks peaks mõtlema, kuidas ta saab Eestit paremaks teha. Sina teed ajakirjandust, sa sellega teed midagi, lautad inimeste meelt, jälle teed midagi head. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma peaks ka midagi tegema, mis on nagu ühiskonnale hea. Ja sinna see asi läks või seetõttu see läks sinna. Aga päris lõpuni nagu ei läinud ja ma arvan, et sa oleksid väga huvitav president olnud, sest mina hakkangi siin nüüd õigluskantsleriks kutsuma. Sa olid väga hea, sa olid terav ja mis see teravus oli ja headus oli selles, et kui sa rääkisid, siis mina pean ennast täiesti tavakodanikuks, mina ei jaga neid igasuguseid keerdkäike ja neid keerulisi jutte, et ma sain aru, mida sa rääkisid, et ma sain nagu päriselt aru, et need asjad on niimoodi, et sul ei olnud sellist nagu kummalist advokaadi keelt või nagu juristi keelt, vaata, ma ei saa tihti peale, kui ma teen mingi lepingu ka, ma ei saa ausalt öeldes aru. Ma ei saa vahel kasko sellest lepingust ka aru, sest see ajab mind täiesti hulluks. Et ma annangi juristi kätte, vaata sina üle ja see on nagu nii üle mõistuse minu jaoks. Ja kui poliitikud või advokaadid või juristid räägivad midagi, siis ma olen täiesti kindel, et enamus inimesi ei saa mitte midagi aru.
päriselt ka, miks see nii on. Me ise kutsume tihtipeale meie Eesti inimesi, et nad on lambad, on ju, et nad ei, lollid, ei jaga nagu matsu, on ju, kritiseerivad neid poliitikuid, aga ise on lambad. Ma kogu aeg kuulen sellist ütelvust justkui, et kuhu ma jutuga jõuda tahan, et sa oleksid sobinud presidendiks, aga see selleks. Aga kuidas sa natukene ikkagi teistmoodi oled, täpselt samale pulgale, kus juures ma panen oma teise lemmik on Ülle Madise, tänane õiguskantsler. Ja ma olekski tahtnud Ülle Madisele nagu selle viite teha, et mulle meeldib, millises ilusas keeles ta räägib. Just. Ja kui ma sain õiguskantsleriks, siis mul üks esimesi samme oli see, et ma palusin analüüsida ühel keeleteadlasel õiguskantsleri tekste, mis inimestele saadame. Ja siis see oli nii jõudne tulemus. Paragrahvid, ladinakeelsed sentensid, põimlaused, mis olid pool lehekülge pikk ja siis tuli nagu lause lõpp. Ja siis me leppisime kokku, et see peab olema nii lihtne, lihtlaused, arusaadav ja ka kõik pressiteated, arvamuslood olid minu nõudmisel sellised, et seal ei tohi olla mitte ühtegi paragrahvi. Kui ma ei suuda sinule mingisugust õiguslikku probleemi ära rääkida, ilma et ma kasutaks paragrahvi, siis ma olen ebaõnnestunud. Ja sealt ma olen seda nagu edasi arendanud, et sa pead olema täpne, aga täpne saad olla siis, kui sa räägid vähem ja sa räägid täpsemalt. Ja kohtus on samamoodi, ma olen kohtuadvokaat, mida täpsemalt sa räägid, seda rohkem sa suudad veenda kohtuniku selles, et sul või sinu kliendil on õigus. Kui seda ilukõne ja kõike seda sõnavahtu või sõnatapeeti sinna tuleb juurde, siis see tapab selle nagu mõtte ära. Ja oma arvamuslugudes ma olen samamoodi, ma käin oma tekstid üle, ma käin 10 korda üle, ma võtan neid nii lühemaks, ma mõtlen, et kui ma enam ei leia mitte ühtegi sõna, mida nagu vähemaks võtta, siis on see ideaalne tekst. Ja kus sa seda õppinud oled, sest et vaata, meil tuleb ju ülikoolist nüüd hunnikute viisi selliseid inimesi ja enamus nendest tarkade inimeste juttudest ma aru ei saa, minu meelest koolis või ülikoolis seda ei õpetata, et jää lihtsaks, ole normaalne inimene. Tule natukene 2 trepiastet allapoole, ole nagu keskmise inimese tasemel. Ma arvan, et see on ka toimunud, ütleme, et ma olen ka päris kaua elanud, et see on ajapikku toimunud. Ma usun, et ma ülikoolist tulles ei olnud selline, aga mulle meeldib inimesi mõjutada või inimesi veenda või nende elusid muuta. Aga seda ma saan teha ainult siis, kui inimesed kuulavad mind. Aga nad kuulavad ainult siis, kui ma räägin sellest, millest nad aru saavad või sellest, mida nad ei tea, aga ma aitan neil seda aru saada. Ja selleks on keel ja toon ühe oma lemmikluuletaja Doris Kareva. Kui Doris Kareva tekste lugeda, tal on vahepeal nagu 4 rida ja see 4 rea taga on nagu 4 köidet. Ja keegi, kes suudab selle ühe rea sisse peita 4 köidet, see inimene puudutab teiste inimeste hingekeeli ja mõistust. Vau, see oli lahe. Aga jõuame tagasi nüüd siia, kas Eestis, ma mõtlen tihti peale, et sa oled siin veel olemas, on ju, paljud inimesed on juba võib-olla jalga lasknud või mõtlevad ärakolimise peale. Kas Eestis on täna hea elada? Kuidas sulle tundub? Ja mõtlen just selles õigus, kui ma vaatan seda õigussfääri ka nagu, mis meil siin on, et kas kõik on nagu okei või? Vahel mulle tundub, et nii kuradi ma ülekohtused ollakse siin meie riigis, et kuidagi nagu me just mainisime ka õpetaja või päästja või mingi selline tavaline, normaalne inimene, et see saab ikka natukene nagu peksa. Minu arvates on Eesti parim koht elamiseks ja ma ei ole kordagi mõelnud, et siit ära minna. Mis ei tähenda seda, et ma ei tea, et meil on kõige parem ärikeskkond või kõige parem, ma ei tea, haridus või kõige parem meditsiiniline abi. Aga ma olen üks põhjus, miks ma ka selle raamatu välja otsustasin anda, on see, et tegelikult kui me kõik käega lööme, siis ei juhtugi midagi, et igaüks saab tegelikult aidata, kas läbi valimiste, et sa valid õiget kandidaati või mitte seda, kes tahab ainult su häält saada. Kui sa ise kusagil panustad, ükskõik
linnas või külas, kus sa elad ühiskondliku tegevusega, nii me tegelikult suudame natuke paremat Eestit teha ja ma kogu aeg mõtlen, et millise jälje mina jätan, millise jälje jätan mina, ma ei tea, oma lastele, oma lähedastele või millise jälje ma jätan Eestile. Ja ma mõtlen kogu aeg, et kas ma olen teinud kõik, et mõni asi läheb paremaks. Praegu ma esindan kohtus ütleme, Lääneranna vallas Virtsu kooli, väike kool pandi kinni. Eesti mastaabis on see, ei pruugi kedagi huvitada, aga mulle läheb korda sellepärast, et nii, kuidas tehakse Virtsus, tehakse homme Obinitsas ja Lümandal. Ja kui meil koolid pannakse kergekäeliselt kinni, siis ei ole jälle neid inimesi, ei ole tulevasi otsustajaid, kes nagu kasvavad koolist, heast kodulähedasest koolist välja. Ja ma kogu aeg mõtlen, et kas mu lapselapsed ei ütleks kunagi nii, et vanaisa, kus sina olid, kui Eesti keerati valele rajale? Nässu. Nässu, jah. Et siis see mind hoiab kogu aeg nagu sellist, mitte iga päev, aga lehelood lahti jälle vererõhk läheb üles, siis mõtled, kas ma saan midagi aidata? Ei saa. Kui saan, siis proovin paremaks teha. Aga kus sina siis olid, kui oli meil see kohutav koroonapaanika tekkis ja inimesed kõik läksid minu meelest, enamus inimesi läks hulluks, mitte päris kõik on ju. Ja mis sa siis tegid? Kas siis ka sõna võtsid või midagi ütlesid? Kas sa ei näinud, et see asi, targa inimesena sa oleks pidanud ju hoomama, et siin läheb natuke üle võlli, et see ei ole normaalne, sa oleks võinud kirjutada. Ma ei tea, kas sa järsku kirjutasid, ma ei ole lugenud mingeid arvamuslugusid või võtsid sõna kuskil või? Mina olin õiguskantsler Ülle Madisega üks vähestest juristidest, kes koroona algust hetkest ütles, kõike, mida te teete, te peate tegema nii, nagu seadused ette näevad. Siis oli selline, mis seadus, et siin inimesed surevad, kohe peab midagi tegema, paneme kõik kinni, saadame kõik laiali. Ja ütleme nii, et see oli nagu emotsionaalselt keeruline, sellepärast, et oma tuttavad lähedased ütlesid, Allar, vaata inimesed surevad ümberringi, miks sa nagu Aga mu põhjendus oli see, et kui rasketel aegadel hakatakse üle nurkade sõitma, siis seda hakatakse tegema ka headel aegadel. Kui kriis on möödas, siis öeldakse, aga me juba varem niimoodi saime üle nurga sõita. Ja ma arvan, et hullemad asjad hoidis ära Ülle Madis ja mina teda nii palju, kui sain ka avalikus meediaruumis toetasin. See oli väga ilmekas näide, kus öeldi, et nüüd peavad kõik maski kandma. Ma ütlesin, et maski kandmise kohustamiseks peab seaduses olema seaduslik alus. Kuidete, sulle öeldakse, et nüüd sa pead Anu hakkama, ma ei tea, mingisugust tübeteikat või mingit näo pead kinni katma. Normaalne küsimus on see, et sõbrad, on teil see õigus? Aga siis öeldi, jaa, paneme maskid ette igale pool ja see oli, inimesed läksid hulluks. Inimesed läksid hulluks ja allutasid ennast massihüsteeriale. Täpselt samamoodi, see on iga kriisiga niimoodi. Kui sõda hakkab tulema, siis ka inimesed lähevad tegelikult hulluks. Mis ei tähenda seda, et sõjaks ei pea valmistuma, aga inimesed lähevad hulluks. Aga kas nad praegu juba ei ole hulluks minemas, kõik ehitab meie igasse auku varjendeid ja me nendest rahalistest kulutustest igale poole ei räägigi sõja hüvanguks, aga kas praegu jälle, et me kuidagi elame nüüd kriisist kriisi, et oli see pagulaskriis, eks ole, siis oli see koroonavärk, siis tuli nüüd see sõjavärk on ju, nüüd me möllame siin veel, minu meelest Eestis on veel ekstra see venelased vees eestlased, kogu see koolivärk on ju, et nad kõik kokku topiti. Et mul on lõpuks jäänud selline mulje, et tahetakse, et kogu aeg me oleks nagu varvastel, et kogu aeg me oleks krampis, et kogu aeg oleks mingi hirmufaktor õhkaks meile kuklasse. No ma ütlen nii, et Eesti kaitsega või ütleme sõjaks valmistumisega peab kindlasti tegelema, aga sellist hirmu üles kütmine ei ole ka kindlasti parim viis riigi ja kodaniku vahel usalduse tekitamiseks, aga ütleme, kus ma näen nagu suuremaid probleeme on kõik see looduskaitse ja kõik see rohereform. Selle ma unustasin ära, rohepööre, issand, jaa. Ma olen sellest nii palju rääkinud, aga ma toon lihtsalt ühe näite, et mingi nädala tagasi oli uudis, et Tallinna ringkonnakohus ütles, et
karujahti ei tohi pidada, mingi lühike periood, kui tohib, et ei tohi pidada sellepärast, et karu on nagu kaitse all. Olukorras, kus karude arv on 10 aasta jooksul kahekordistunud, olukorras, kus nende tekitatud kahjud ja inimeste hirm karude ees on kahekordistunud, ütles ringkonnakohus nii. Ja täpselt teises asjas, Tallinna ringkonnakohus ütles, et lapsed, kelle kool pandi kinni ja kes peavad hakkama käima mööda ilma laiali ja milline kool likvideeritakse ära, selles samas asjas, kooli sulgemise asjas, ei keelanud ringkonnakohus kooli sulgeda. Ütles, ma saan aru, et karusid kaitstakse, lapsi mitte, aga midagi on sellel pildil valesti. Ja selliseid asju peab tegelikult meelde tuletama. See saade täna on ka sellepärast tead, see aitab neid asju meelde tuletada. Inimesed, tulge tagasi. Kõik need karu ja hundi kallistajad, kallistage neid, aga jumala eest. Ma tahaks vähe nähvata, aga me oleme karudelt ikkagi maa ära võtnud. Vaata, kui palju me metsa alla igasuguseid maju ja suvilaid ehitame. No metsa on meil tegelikult väga palju. See on täiesti eraldi. Ja see on, ma tein nalja praegu ära pane tähele. Aga lihtsalt, et me oleme ju loomadelt selle kõik ära võtnud. Las nad nüüd siis olla siis natukene. Ja siis, kui laps hakkab kaugemal koolis käima, just praegu mõtlesin, siis ta läheb läbi metsa ees karusööte ära. No jah, sellist seost ma ei ole leidnud, aga tegelikult aga seda tasuks igal inimesel nagu läbi mõelda. Kas ma tahan, et minu laps läheb või tuleb õhtul, talvel on ju pimedas, läbi metsa, kus võib hunt ja karu olla. Ja kui igaüks nüüd mõtleb, siis ta mõtleb, kuule, aga äkki telekes on nagu hundi õigustest nagu mõnus mõtiskleda, aga paneme nüüd nagu selle asja tegelikku. Tead, mis tunne mul on nagu ikkagi, et ma olen ise ka muutunud täpselt samasuguseks, ma ei kritiseeri kedagi teist. Tead, ma olen aastate jooksul muutunud tuimaks. Ma kuidagi olin varem selline revolutsioonilisem või nagu kohe läksin nagu kettasse ja ütlesin päriselt välja, mis ma mõtlesin, ma julgesin seda isegi öelda. Täna ma nagu ei julge võib-olla öelda ja ma ei viitsi ka. Ja ma vaatan ümber enda inimesi, nii noori kui vanu. Tead, nad on nagu käega löönud. Sellist asja ma nagu 20-30 aastat tagasi ma nagu ei kogenud. Et oldi kuidagi nagu võitlusvalmivad või kuidagi nagu äkilisemad. Täna on, tead, mul on saun vaja ehitada ja issand, nüüd tuli see automaks ka veel ja siis ma pean vaatama, kus ma rohkem saaks tööd teha kuskil nurga peal veel ja et ma olen nagu muutunud nagu enesekesksemaks ja ma ei räägi iseendast ainult, ma räägin paljudest inimestest. See on tuttav tunne, ega mul ka vahepeal tuleb mõtte peal, et ei viitsi, et võib-olla keegi teine ja võib-olla minust ka ei aita ja kui mul tekib selline nagu julguse või innustuse nagu defitsiit, siis ma panen YouTube'ist peale ühe video ja ma soovitan seda kõigil. Soovitan sul ka seda vaadata peale seda saadet. See on Ühtse Eesti Suurkogust on üks väike lõik 5-minutine video, kus Andres Mähar, Saku Suurhalli. Mäletan seda. See on, ütleme, ma ei taha neid sõnu siin kasutada, need on... Ma panen selle siia juurde. Pane selle sinna juurde. Kuulake see ära. Ja vahepeal, kui ma tunnen, et ma enam ei viitsi, kui ma seda kuulen, mul läheb selg, ma mõtlen, Allar, kas sa mõtled ka ainult selle peale, et peaasi, et homme ei sajaks ja saad aia ära nagu aias lilled ära kasta või läheb sulle nagu korda see, mis nagu Eestis toimub? Jah, see on üks ainuke asi, mis mul jäi sellest Suurkogu etendusest meelde ja ma mäletan, kuidas ma läksin ka higiseks ja ma nagu täiesti mõtlesin, ma lähen ja nüüd ma näitan ja nüüd ma nagu jube tore oleks, kogu rahvas mõtleks samamoodi ja oleks nagu ühte jalga kõnniks, aga see jälle... No siis tuleb jälle uuesti seda YouTube'ist seda ma panen selle siia juurde kindlasti ette ja taha. Aga ma küsiks siis nagu selles mõttes, et aga mis siis Eestis nagu hästi on jälle? Et sa kiitsid küll, Eestis on väga tore ja väga hea elada ja kõik on nagu tore. Paljud inimesed praegu vaatavad, mõtlen, no ei ole enam nii tore elada, et mul ei ole raha. Ma pean tegema 3 tööd, et
ära elada? Jah, see on kindlasti on neid muresid, aga sõltub jälle nagu vaatenurgast. Millega me Eestit võrdleme, kui me võrdleme Soome, Rootsi, Taaniga, kindlasti ei ole meil hästi, aga paljude teiste riikidega meil on jälle... No ma ei hakka Aafrika riikidega ennast võrdlema. Isegi naabritega võrreldes ma arvan, et meil on nagu hästi. See ei tähenda seda, et ma oleks rahul sellega, kuidas Eestit juhitakse või kuidas on juhitud. Aga Eesti on koht, kus tegelikult sa saad lõpuks teha seda, mida sa nagu tahad, kartmata, et sind ebaõnnestumiste pärast nagu... Aga ma ei tahtnud nii tõsiseks minna, ma tahtsin hoopis rääkida sinu eraelust ja kõigest sellest põnevast, mis toimub metsas ja maal ja sinu kodus, aga ma pean ikkagi ühe asja küsima ära, et see on ju tegelikult õudne, minul on küll tekkinud selline nagu hirmu higi otsa, et ma mõtlen, et kui mind keegi kuhugi kaebab millegi pärast, siis ma võin sattuda aastateks, trükitakse kohe lehes ära, on ju, et ma ei tea, mida ma tegin, tegin midagi kohutavat, äkki mul on vanalinnas, ma ei tea, kas on kohutav asi. Kaamerad on igal pool, kindlasti leitakse sinu kohta midagi. Jah, ja siis keegi kannab selle kuskil sinna, kuhu vaja ette on ja võib-olla räägib mõnele ajakirjanikule lihtsalt. Sellest tehakse suur lugu ja ma olengi juba süüdi mõistetud. Ja me näeme ju, inimesed on aastaid käinud ja oma nime üritanud puhtaks pesta. Ja siis sa pesed selle nime puhtaks ja siis sa oled tegelikult, sul on see kõrvetatud see tempel, et sa oled kas kurjategija või süüdlane või paha, see on sul eluks ajaks ikkagi otsa ees. See on kindlasti, see on üks asi, milles Eestis me oleme väga tublid, et me suudame oma iidoleid või jumalaid või lihtsalt häid inimesi nagu üles tõsta, poodiumile panna ja siis mutta tappida, kui on võimalik, me peksame nad kohe mutta, sellepärast, et ta tegi midagi. Ja tühistame ka veel. Jah, et selles on eestlased tugevad, et Eestis on, ma olen seda varem öelnud, praktiliselt ühe päevaga võimalik kellestki teha, ma ei tea, meedia vahendusel, vägistaja, pedofiil, altkäemaksu võtja, korruptant, naisepeksja, mehepeksja. See on tegelikult natuke mingid uudised, natuke nii ja siis, aga nii see on, aga see sõltub jälle sellest ära või see ripub sellest ära, et milline on hoiak, milline on meie inimeste hoiak, et mina tulenevalt oma ametist ka, ma loen kõiki uudiseid nagu läbi filtri, ma mõtlen, see võib-olla vist ei saa niimoodi olla, aga on väga palju inimesi, kes loevad ja ütlevad, täitsa õudne, mis toimus. Ja nendele piisab sellest, et kui sa mõne käest küsida, aga Õhtulehes kirjutati niimoodi, aga televiisorist ma kuulsin ja see ongi fakt. Sellega kogu asi lõpeb. Või et ma nägin seda pealkirja, ta ei viitsi isegi seda artiklit. Aga mina ütleks, et need inimesed peaksid rohkem lugema. See raamat on ka tegelikult, see ei ole juristidele, see ei ole doktorikraadi, ei ole vaja. See on tavalisele inimesele, kellel ei ole juriidilist haridust, et teda harida. Ja ma ütleks nii, et kui sa ennast ei hari, siis sa jäädki lambaks. Sa jääd lambaks, kelle kohta poliitikud arvavad, et su pea ümbermõõt on et su pea ümbermõõt on sama, mis su IQ, et me võimegi sul lubada ükskõik mis lollus, et sa kindlasti hääletad meie poolt. Ja see on kindlasti see inimene ka, see lihtsamine inimene, kes kõik võimalikele Nigeeriast tulnud nendele kirjadele, et kas sa ei taha nagu 500 000 saada, ütled jah, ma tahan saada ja siis saadavad sinna oma need kõik kontonumbrid. Need inimesed on tegelikult ja need jäävad Eestis olema, aga selle nagu rumaluse vastu peabki midagi nagu ette võtma ja meedia on üks koht. No ja, aga sa ei saa seda luku taha panna, mitte mingil moel, see on läinud nii vabaks ja nii kõik on lubatud minu meelest. No okei, täna on lihtsam võib-olla kohtusse sattuda. Paarkümmend aastat tagasi, ma mäletan, meelelahutuses midagi kirjutati kellegi kohta, siis ei kaevatud ei ajakirjaniku ega väljaannet, see on kellelgi pähegi, et võiks kaevata kohtusse. Praegu ei jõu enam uudiseid isegi, ma proovin ka vahepeal kohtu uudiseid silma pealt pidada, aga ei suuda enam järgi pidada,
et kas üks suunamudija kaebas teise kohtusse või teine kolmanda või kaebasid nad kõik kellegi neljanda kohtusse, et see on väga-väga põnev. Virvarr on jah. Aga kas see on nagu, no minu meelest, mõne arvates ei ole äge muidugi, aga mõne arvates see on juba äge. See on iga ühe õigus, aga ütleme, et kohtusüsteemi peal peaks mõtlema ka, et kohtusüsteemile võiks jätta ka võimaluse tegeleda olulisemate asjadega. Aga seda ei saaks ära keelata, et kui mul keegi suunamudijal küüs murdub ja tema on süüdi selles, et see ära murdus täna mul, et siis selliste asjade pärast ei peaks nagu kohtusse minema. Ma arvan, et seda ära keelata ei ole mõtet, aga see ühiskondlik hoiak peaks olema selline, et sellest ei tehta uudist. Tal murdus küün, ta läks nüüd kohtusse, homme toimub kohtuistung, mida arvavad tuntud juristid sellest ja siis ja mida ta kandis, kas tal oli meik korrektne. Me jõuame sinnani, et tegelikult meelelahutusajakirjanduse võiks ära keelata. Osta raks! Sellepärast, et siis on tegelikult ju, siis ei tule sellist uudiseid. Ja teiseks, mille võiks ära keelata, on Riigikogust otseülekanded. Sest Riigikogus tehakse hästi palju tsirkust, sellepärast, et mu valijad vaatavad seal kuskil Lääne-Eestis või Lõuna-Eestis või Kagu-Eestis, vaatavad, kui lahedalt ma seal panin peaministrile ära või kellelegi teisele või vastupidi. Et ma tunnen isiklikult selliseid inimesi, kellel ketrab see Riigikogu kogu aeg on lahti telekas, see tuleb ja seal käib tsirkus tõepoolest. See on parim meelelahutus üleüldse. Ja, aga kui see ära keelata, siis kas sa viitsiks üksinda mingis pimedas ruumis lihtsalt nagu rääkida või? Ei viitsiks ju. Ei. See võiks olla äkki Õhtuleht võtab selle nagu juhtkirjaks, et lõpetaks ära need ülekanded Riigikogust, aga Ei, sa ei saa seda teha, sest et see, mida rahvas nõuab, seda rahvas peab saama. Ja teine tore asi, mida sa oled ka muidugi öelnud, see kohutavalt meeldis see, et oli selle lause ümber käis trall, et ausal ei ole midagi karta, aga mind nagu mõtlesin selle peale, ma kuulasin ka seda, kui sa kuskil rääkisid sellel teemal, siis nii kummaline on see ka, et kui me oleme nendest kaameratest ja nendest jälgimissüsteemidest rääkinud, siis on minu seltskonnas või minu tutvusringkonnas on ka täiesti, muidu ma vaatan, et täiesti normaalsed inimesed ja nagu adekvaatsed inimesed ja nad on täpselt samamoodi tegelikult mõtlevad, ütlevad, aga tegelikult las olla, mul ei ole mitte midagi varjata, mul ei ole mitte midagi karta. Ja siis ma olen hakanud ise ka mõtlema, aga mis siis, et las siis olla, et issand, et järsku kuskilt kidnapetakse mingisugune koer või laps või kellegiga juhtub midagi ja kui see peaks minuga juhtuma, siis ma tahan küll, et leitakse poole tunni jooksul mingisugune lahendus ja see on ainult tänu sellele, et meil olid kaamerad igas nurgas, tähendab, me saame mööda seda trajektoori, me saamegi selle kuriteo hästi kiiresti lahendada. Et ma hakkan ka lõpuks mõtlema, et ma nagu kaalukauss on nagu nii ja naa, see oleneb, et millise mätta otsas ma parasjagu ise istu. Ja see on olemas üks oli vist Saksa pastori üks kuulus ütlemine, mul ei tule see sõnasõnad praegu meelde, aga see oli umbes niimoodi, et kui nad tulid kommunistide järele, ma olin vait, sest ma polnud kommunist. Kui nad tulid sotside järele, ma olin vait, sest ma polnud sots. Kui nad tulid juutide järele, ma olin vait, sest ma polnud juut. Kui nad tulid minu järele, siis polnud enam kedagi, kes minu eest oleks välja tulnud. Ja see on tegelikult see, mida sa nagu ütlesid, et ma seda vahepeal tuletan ka meelde, kui on vaja nagu inimestest sellist julgust ja valmis olekut. Upitada seda nagu. Lööge selg sirgeks, Käige joogas, lööge selg sirgeks, kui muidu ei saa. Hirm on kõige suurem asi, mis meil ikkagi on. Ma ei usu, et hirm on. Mida me kardame? No kuule, kui Vangi ju ei panda. Eesti on selles mõttes nagu ju üliliberaalne. Sa võid peaministrit, Riigikogu esimest presidenti, keda iganes sa võid tegelikult kritiseerida. Viisakas vormis. Nii. Et ega ju vangi selle eest ei panda. Aga ma saan aastate pikkuse mingi kohtu keissi võin küll saada ja jaurata ja maksta ja sind võidakse ära tühistada. Just, mida on väga paljudega kusjuures juhtunud, kes on väga ausalt rääkinud. Aga see on sotsiaalmeedia. Aga ikkagi see ei aita mind, ma olen ikkagi tühistatud, sest ma olen ka seda mõelnud, et lööks rinna ette ja nimetaks nimesid oma podcastis, räägiks ausalt päris elu lugudest, mis on juhtunud ja just ma ei ole varem selline olnud, et ma olen nagu nime
10 aastat, 20 aastat tagasi ma ütlesin kõik välja, mis sülg suhu tõi, tõepoolest võib-olla läks isegi liiale. Täna ma seda enam teha ei julge, sest ma olen näinud kõrvalt, kui valus on see tühistamine tegelikult. Ja see mitte ei mõjuta ainult seda tühistatud inimest, kõiki tema lähikondlasi ja üldse kogu tema igapäevaelu ja kogu tema hakkama saamist siin edaspidi. Et see on veel hullem, kui pandaks vangi, ütlen mina. Jah, aga ma ütlen, kusagilt tuleb see tegelikult, kusagilt tuleb see julguse alge leida, sest vastasel juhul see metsikuse alge, ma seda pean silmas metsikuse alget, et tühistame kõik ära, keelame kõik ära, see saab võidu. Varsti keelatakse alkoholi joomine ära. Suhkru nad tahtsid juba jookidest ära keelata, sellepärast, et aga äkki eestlased muutuvad liiga paksuks. Nüüd varsti keelatakse šampanja joomine ära, sellepärast, et eestlased joovad kõige rohkem ja nii edasi, ükskõik mis valdkonna võtad, hakatakse ära keelama ja siis ongi küsimus, et kes on need, kes selle eest nagu julgevad seista, et no jah, ei ole neid julgeid inimesi. Aga meedia ülesanne ja kõigi teiste ülesanne on tegelikult seda nagu julgustada, et ei juhtu midagi. Ja olla siis aus ja otsekohene ja sõltumatu. Aga mina ka kõike, mida tegelikult tahaks öelda, võib-olla ei ütle, aga ma kasutan keelelisi võimalusi. Keel võimaldab tegelikult öelda täpselt seda, ilma et sa kedagi nagu nimetad. Ütled mõne Alliksaare või Kareva luuletuse näiteks. Või kui sa suvise selle tralli kohta, mis tipnes Reformierakonna väljaastumisega Tallinna võimuliidust, kui ütled, et see oli nagu pere heitmine, siis tark inimene saab aru, mis siin oli mõeldud. Nii, meie saade hakkab lõpukorral ja me pidime lõbusatest asjadest räägima. Räägime sinu kallist kaasast ka, kellest ei ole üldse räägitud või ma peaksin ta kutsuma eraldi üldse hommikusöögile. Kindlasti tasub eraldi kutsuda, jah. Ja Loodusmuuseumi direktor ikkagi, väga kihvt koht. Ma ikkagi tahan teada, kuidas teie tuttavaks saite või kus teil likkas? Meie saime tuttavaks ühel konverentsil, kus mina olin esineja, aasta oli siis 2011 ja tema oli üks korraldaja ja siis pärast toimus seal nagu vastuvõtt või afterparty, kuidas need asjad on ja siis sattusime nagu rääkima, mis tähendab seda, et julgustan kõigil konverentsidel käia, et sealt saime tuttavaks ja hakkasime siis läbi käima. Aga milline peab sinu naine olema, et sinuga hakkama saada? Ma arvan, et tal peab kindlasti olema huumorimeel. Kui huumorimeelt ei ole, ja Heidil on väga hea huumorimeel, et vahepeal me ikka sõna otseses mõttes, praegu eriti kui loed mingisugust nagu kuulad valimisdebatti, siis tegelikult iitsitad lihtsalt. Tark inimene saab aru, et seal on naermiseks rohkem põhjust kui nutmiseks. Ma arvan, et see ongi kõige tähtsam, et muidu võib rääkida kõik, et peab keemia kõik see värk olema, aga mulle meeldivad inimesed, naine, kes on uudishimulik, kes kogu aeg püüab kõrgemale jõuda, ennast arendada, mitte ei rahuldav, aga mul endal on samamoodi, et mulle ei meeldi, et kui keegi ütleb, et Allar on endine õiguskantsler. Sellepärast, et endine on umbes nii, et ta on endine, aga kes ta nüüd on? Ta on endine presidendikandidaat. Aga kas mu elus ainukesed tähtsad asjad olidki need? Aga mida ma praegu teen? Ja täpselt samamoodi mulle meeldib Heidi ka. Tal on nii palju huvitavaid projekte, mida ta teeb Eesti heaks, kui see uus loodusmuuseumi ehitamine, mis on tegelikult nagu ajalooline asi. Ma pean ikka ta eraldi kutsuma, mis ma siin ikka selja taga kedagi taga rääkima. See mul jäi ebaselgeks. Palju teil vanusevahe oli? Meie vanusevahe on 16 aastat. Assaraks. Siis sa pead küll ennast nagu... Vaadake meie eelmist videot. Ta käib iga hommiku trennis. Käid iga hommiku trennis? Iga hommik ei käi, aga täna lähen siit ära trenni. Kas see paneb ka natuke nagu pingutama, et kui su kõrval on... ta on ilus naine, ta on... Mitte, et sina nüüd kole oleksid, aga ta on ilus, terav, noor naine. Kindlasti see paneb mulle ka
positiivses mõttes surve peale, sest ma ei tahaks olla keskealine mees, kes käib kodus dressipükstega, mille põlveõndlad on nagu varbaste juurde kukkunud või midagi sellist. Rohistab sussi sellist. Jah, täpselt. Jule, jõulud on tulemas varsti, on ukse ees. Mida teie tavaliselt teete? Kas te lähete kuhugi reisile või olete kodus või teil on kindlasti kärgpered ju, jumal vanaisa ka veel või mis? Meil on kaks viimast aastat, me oleme jõuludest enne jõule läinud välismaale ära kuhugi soojale maale ja nii-öelda selle jõululaupäev oleme siis pidanud nädal aega enne ametlikku. Sest tegelikult meile ei meeldi see, no see on ka hüsteeria, ütleme see, et novembris, varsti tulevad juba need jõululaulud ja kaunistused ja see kuhugi nagu minna ei saa. Ja meil meeldib tegelikult olla kusagil, kus seda nagu hüsteeriat ei ole. Sest lõpuks ju jõulud ei ole mitte kalendrireegel, see on see, et kas sul südames on midagi või ei ole. Ja see tuleb sul tegelikult, kui sa saad head inimestega kokku, armsad inimestega, see tekib sul ka enne jõule. Selge. Ja milline on selline vaba aja, Allar? Oled sa ka selline, on sust sellist sädet ka? Ma ei ole kunagi siin näinud kuskil seltskonna... Ööklubis. Jah, ja ööklubis mitte, seltskonnavergudel ka niimoodi, et oleks näpud püsti ja siis ma ei ole siin näinud. No me ei ole näinud siin nagu, ma ei taha öelda rollist väljas, vaid me ei ole näinud sind mingisuguses sellises, kuidas ütleme, pinevas olukorras või mingis sellises nagu piprases olukorras, et vau, ta on, selle kohta öeldakse tegelikult, ta on ka inimene, näe. Et oskab ka elada. Kes käisid näiteks AC/DC kontserdil 24. juulil lauluväljakul, kes olid, kellel õnnestus ka esimesse ritta ennast trügida, need nägid, et kuidas mul läks korda see, kuidas 75-aastased taadid tegelikult nagu tõmbasid käima. Ja see hoiab, ma mõtlen kogu aeg, ma mõtlen Mick Jaggeri peale, ta on nüüd 82 ja ma tean, et nad tulevad järgmisel aastal Euroopasse turneele. Ja sa lähed sinna? Ma lähen ükskõik kuhu ta läheb? Jah. Ja ma käisin 2 aastat tagasi, kui nad olid 60 aastat, Rolling Stones 60 laval. Mõelge, 60 aastat laval ja käisin oma vanema pojaga seal Stockholmis kontserdil ja siis nüüd ma usun, et mul õnnestub ka oma noorema pojaga käia, kui Rolling Stones 70 aastat laval. Kas sa oled, aga kui sa oled sellises kohas, kas sul on näpud püsti, kas sa nagu rokid täiega, sa ei ole see, kes vaatab, et issand jumal, et kas mul ikka sobib ja kas keegi näeb? Ei, ma olen ikka väga kirglik ja spontaanne inimene, kui see võimalus on ja ma seal kindlasti ei võta põhiseadust välja, et lugeda, kuidas kontserdil peaks käituma. Selge. Ja nüüd ja jälle lõpetan, juba 3. korda kohe lõpetan. Mina tahan näha sinu sulepead ikkagi, sest et ma olen vaadanud mitmetes intervjuudes, kui sa oled kohal käinud, mulle kohutavalt meeldib, kui inimesel on ilusad pastapliiatsid või ilusad sulepead, et need ei ole mingid... Proovi kirjutada. See on roheline, see on Mont Blanc, et ma mingil hetkel harjusin kirjutama sulepeaga ja pärast seda mul ei ole kodus ühtegi või ma ei osta ühtegi pastakat ja ma kõik oma kirjatööd teen sulepeaga. Ja seal on nagu ka peab erinev tint olema, et see ei ole tavaline tint, see on nagu selline Irish green, iiri roheline siis. Aga see võtab ju aega, ma ei hakka praegu jamama sellega, ma tean, mis siin võib juhtuda nagu kooli ajal. Sealt võib näpud võivad... Ja sul võib kõik see tint laiali minna. Aga see ju nõuab tohutult sellist filigraanset tööd. Sa keerad selle lahti, noored inimesed ei teagi, mis asi see on. Siis sa paned... Kas siin see pump ka veel on või? Seal on see, sa keerad nagu teda. Siis sa paned tindiponti, siis sa pead tõmbama selle tindi sinna sisse. Ja see on üks igavene mäkerdamine. Aga see on jälle... Elus on rituaalid tähtsad, nagu me alustasime sellest, et hommikul see kohvi tegemine, käsitöö kohvi tegemine 15 minutit, see on tegelikult rituaal. Ja täpselt samamoodi see sulepea täitmine, sulepeaga kirjutamine. See on need pisiasjad, mis teevad elust elu. Imeilus, see on
nothing more to say. Aga aitäh sulle ja hakkame sööma ka nüüd. Enne trenni on see eriti soovituslik ja aitäh, et tulid ja siis ilusat jõuluaega ootust, jõuluaja ootust meile kõigile. Ja nüüd sa võid oma tuttavatele öelda, et minu raamatut sulle enam jõuluks kinkida ei ole vaja ja kui me järgmine kord kokku saame, ma kindlasti küsin, mitmetel leheküljel sa oled. Absolutely, aitäh!